Tere, head vaatajad! Algab Uudistekeskuse saatesarja Heade mõtete kast 11. saade. Ja tänane saade tuleb üheaegselt kobrastest ja jalgpallipolitrukkidest. Sest on teada, et on inimesi, kes ei saa olla ilma närimata ja ka kobras on selline loom, kes ei saa olla ilma närimata. Esmapilgul tundub see seos kuidagi ootamatuna, tavatuna, aga kui saade lõpuni kuulata, küll siis selgub ka selle seose põhiolemus ja igaüks saab ise veenduda, kas seos on olemas või mitte. No nii, hakkame pihta. Kui järele mõelda, siis võib tänast saadet vabalt nimetada ka järeleaitamistunniks. Nii bioloogia alal kui ka geograafia alal. Ja pealkirjaks ongi, et heade mõtete kastis on koprahammastega jalgpallipolitrukid. No päriselt muidugi jalgpallipolitrukkidel koprahambad ei ole, aga ülekantud mõttes tõesti on. Ja kuidas nimelt, seda varsti näemegi. Ja nimelt, räägime algul veidi koprast ja tema närimiskalduvusest. See annab sobiva sissejuhatuse ja siis on lihtsam mõista ka saate jalgpalliteemalist osa. Nimelt kobras pildil olev loom, ta on lihtsalt sunnitud närima, muidu tal võib minna haprasti. Näete muide, kui võimsad hambad tal on, sellega ta ju langetab puid ja usinasti langetab ja närib neid. Ja vaatame nüüd siis edasi. Nimelt kopra ja tema hammaste eripärast oli juttu artiklis, mis ilmus Maalehes 11. jaanuaril 2019. Ja seal siis kopra uurija Nikolai Laanetu tutvustas kopra eripära, sealhulgas ta hammaste eripära. Tookord keskenduti koprale sel põhjusel, et 2019. aasta loomaks oligi valitud kobras. Ja siis on selge, et inimesed tahtsid kopra eluviisist ja iseloomust võimalikult palju teada. Ja siis võtangi sealt ühe tsitaadi, mida Nikolai Laanetu, Eesti üks paremaid koprauurijaid siis ütles. Ja selle kokkuvõtteks on, et mitte näriv kobras sureks nälga. See tähendab, kobras ei saa olla ilma närimata. Ja miks siis ei saa? Loen ette. Kobraste mureks on hoopis asjaolu, et lõikehambad ei kasvaks liiga pikaks. Siis on puude närimisega lõpp. Seetõttu peab neid pidevalt teritama ja teineteise vastu hõõrudes lühemaks kulutama. Kui hambad kasvavad liiga pikaks, ei saada enam suud nii palju lahti, et puid ja koort närida ning sureb nälga. Niisiis oli kirjas Maalehes 11. jaanuaril 2019. Ja miks ma võtsin nagu seekord jutuks kopra? Põhjus on selles, et ka Eesti jalgpallitegelaste hulgas on selliseid, kes ei saa kohe kuidagi närimata olla. Hiljuti just oli üks heade mõtete kasti saade, kus oli juttu sellest, kuidas osa Eesti jalgpallitegelasi sisuliselt näris Eesti Jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlaku kallal, sellepärast et Pohlak pole nõudnud Venemaa väljaarvamist UEFA-st ehk siis Euroopa Jalgpalliliidust. Tolles saates ma kasutasin sama slaidi nagu praegu. Siin ongi küsimus, kuidas Eesti ise hakanud jalgpallipolitrukid küsisid, miks Venemaa on UEFA liige. Ma loen uuesti selle ette. Küsitigi Rahvusringhäälingu ajakirjanike suu läbi, miks siis Venemaa jalgpalliliit jätkuvalt on UEFA liige. Ja siin Aivar Pohlaku vastus, sellepärast, et ta on UEFA liige. Praegu ta võistlustel ei osale, aga UEFA liige ta on ja ta pole ise sealt välja astunud ja keegi pole teda sealt välja arvanud. Ja siis kehtivadki omad teatavad, tol hetkel siis ajakirjanik sõitis sisse Aivar Pohlakule ja ütles, aga teie täitevkomitee liikmena saaksite sellise ettepaneku teha, et arvame Venemaa välja UEFA-st. Ja siis Aivar Pohlak ausalt ütles, ausalt öeldes ma ei tea seda, aga ma ütleks, et see oleks väga veider ettepanek. Ja see uudis on siis pärit Eesti Rahvusringhäälingu kodulehelt 10. septembrist 2025. Ja mitte ainult jalgpallitegelastel ehk ajakirjanikel ei olnud kange soov Aivar Pohlaku ja Venemaa kallal närida, vaid oli ka Jalgpalliliidu nüüdseks juba endisel sponsoril, ühel nendest.
Ja siin ongi siis loetletud selle sponsori poliitilised nõudmised. Huvitav, et kui sponsor toetab jalgpalliliitu selleks, et arendada jalgpalli, et jalgpalliliit saaks paremini jalgpalli arendada ja nüüd tal korraga tekkisid poliitilised nõudmised, kuigi sponsori ja jalgpalliliidu vahelises lepingus ei olnud ju sellist punkti kuskil kirjas. Aga nüüd lihtsalt suhtus see sponsor loovalt ja esitas poliitilise nõudmise spordiorganisatsioonile. Ma loen siit ette ühe lause, mille siis ütles ajakirjandusele ABC Motorsi turundusjuht Indrek Luuberg. Eesti esindajad oleks juba Venemaa rünnaku algul pidanud nõudma UEFA-lt Venemaale igasuguse rahalise toetuse lõpetamist ja agressorriigi väljaheitmist organisatsioonist. See ilmus siis samuti 12. septembril 2025. Ja mida see siis muu on kui närimine nii Aivar Pohlaku, Eesti Jalgpalliliidu kui ka Venemaa kallal. Ja närimise põhjus on, et taheti Venemaad välja arvata. Kui need nõudjad on samamoodi nagu koprad. Kui koprad ei saa, eks ole, närimata olla, sest hambad kasvavad liiga pikaks, nad surevad nälga, järelikult nõudjad on samamoodi. Ja kui nad tahavad närida kellegi kallal ja kui neil on väga oluline, et keegi arvataks UEFA-st välja, siis tulen neile praegu appi. Pakun välja ühe lahenduse ja palun. Kõigepealt vaadakem. Siin on Euroopa Jalgpalliliidu liikmed, kõik on ilusti kirjas. Kes soovib, peatab selle video selleks, et lähemalt uurida. Ja näete, vaatame edasi. Siin on, panen korraks tagasi, kui te panete tähele esimeses tulbas lõpupoole altpoolt 3. liige on Iisrael. Jutt on Euroopa Jalgpalliliidust ja siin on Euroopa maad. Allikas on sama, Wikipedia. Ja kui näete, siin ei ole nagu Iisraeli. Pärast Iirimaad peaks tulema Iisrael, aga näete ei tule. Tuleb hoopis Itaalia või Island õigemini. Island ja Itaalia. Küsimus on, kuhu kadus Iisrael. Iisrael oli Euroopa Jalgpalliliidu liige, kuhu ta kadus. Küsigem. Ja nüüd vaadakem. Siin on UEFA kodulehelt võetud üks kuvatõmmis ja siit selgub, et Iisrael on UEFA liige ehk Euroopa Jalgpalliliidu liige. Ometi ta on ju Aasia riik. Vaadakem edasi. Siin on väljavõtte või algus Iisraeli teemalisest entsüklopeedia artiklist Wikipeediast. Siin on kohe öeldud, Iisrael on riik Aasias, Vahemere rannikul Lähis-Idas. Iisraeli naaberriigid on Jordaania, Süüria, Liibanon ja Egiptus ning piiratud autonoomiaga Palestiina. Nagu näete, mitte ükski nendest riikidest ei ole Euroopa riik, nii et isegi teoreetiliselt ei saa Iisraeli nimetada Euroopa riigi naabriks. Aga vaadakem edasi. Siin on Aasia maade nimekirjast üks katkend, asjaomane katkend. Nimekiri või loetelu ise on võetud ka Wikipeediast. Ja siin ongi Aasia maad. Ida-Timor, Iisrael, India, Indoneesia, Iraak, Iraan, Jaapan, Jeemen, Jordaania, Kambodža, Kasahstan. Näete, puhtalt Aasia maad. No, Kasahstan vast mitte täiel määral, aga temast teeme juttu edaspidi. Ja nüüd ongi nii. Iisraelist tehti, just nimelt tehti Euroopa Jalgpalliliit riik 1994. aastal. Siin on kuvatõmmis Euroopa Jalgpalliliidu UEFA kodulehelt asjaomasest artiklist. See on see artikkel, mis käsitleb Iisraeli jalgpalli ja Iisraeli jalgpalliliitu ja selle ajalugu. Ja siin on ilusti öelnud, et 1994. aastal Iisraeli jalgpalliliit saab UEFA täieõiguslikuks liikmeks ja Iisraeli rahvuskoondis oli mänginud Euroopas korrapäraselt juba 1991. aastast peale. See tähendab, et hoolimata sellest, et geograafiliselt Iisrael ei ole Euroopa riik, ta lihtsalt tehti. Võeti sinna vastu kokkulepe, eks ole, et geograafia ei loe. Aga tekibki küsimus, et kui Iisraeli võiks tõepoolest välja arvata, sest tal pole mingit alust olla UEFA-s, siis kuidas pääses UEFA-sse ehk Euroopa Jalgpalliliitu Kasahstan.
kes kaardile vaatab, see teab, et Kasahstan on Aasia riik, asub Kesk-Aasias. Kuidas ta nüüd korraga on samamoodi Euroopa Jalgpalliliidu liige, kas samuti tehti Euroopa jalgpalliriigiks nagu Iisrael või kuidagi teistmoodi. Siin on siis Kasahstani jalgpalliliidu vapp paremal alanurgas, igaüks võib ise vaadata. Ja see kuvatõmmis on võetud Euroopa Jalgpalliliidu kodulehelt. Aga nüüd vaadakem. Kasahstan on siis Kesk-Aasia riik. See artikkel on siis pärit Vikipeediast ja siin on ilusti öeldud, ÜRO liigituse järgi kuuluvad Kesk-Aasiasse Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan. Aga selle sama entsüklopeedia juures on ka seda öeldud, et Kasahstani teatud mõnikord arvatakse ka Kasahstan Kesk-Aasiasse. Tähendab, ta mõnikord on, mõnikord ei ole Kesk-Aasia poliitgeograafilises tähenduses. Pigem siiski on. Ja nüüd, palun väga, Aasia maade loetelu Vikipeediast. Ida-Timor, Iisrael, India, Indoneesia, Iraak, Iraan, Jaapan, Jeemen, Jordaania, Kambodža, Kasahstan. Palun väga, Aasia maad. Aga sellega asja ei piirdu. Vaadakem nüüd Euroopa maad. Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Austria, Belgia, Bosnia-Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Gruusia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kasahstan, Kreeka. Kasahstan on ilusti Euroopa maade loetelus Itaalia ja Kreeka vahel. Kuidas selline asi on võimalik? Aga on, sest Kasahstan on üheaegselt Aasia ja Euroopa riik. Nimelt selles Wikipeedia artiklis on ilusti öeldud, Kasahstan on merepiirita riik Kesk-Aasias. See piirneb Venemaa, Türkmenistani, Usbekistani, Kõrgõzstani ja Hiinaga ning ulatub loodusgeograafilisse Euroopasse. Seega loodusgeograafiliselt Kasahstan on Euroopas. Ja siit on ka näha, Euroopa ja Aasia vaheline piir läbib ka Kasahstani. Parempoolsel slaidil siis on näha seda punast joont ja Kasahstan on see, ütleme, Kaspia mere idarannikul ja osalt ka Kirde ja põhjarannikul olev riik. Ja nagu näete, kõik üks jupp temast jääbki Euroopa poolele. See jääb siis lääne poole punast joont. Seega nii geograafiliselt kui juriidiliselt Kasahstanil on täielik õigus olla nii Euroopa kui ka Aasia organisatsioonide liige. Aga üks riik on veel väga huvipakkuv, nii et Hispaania. Üsna vähesed teavad, et Hispaania on üheaegselt nii Euroopa kui ka Aafrika riik. Ja võtsin siit kuvatõmmise Soome internetiväljaandest Rantapallo. Artikkel ilmus 2023. aasta 2. mail ja pealkiri ütleb, et paljud ei teagi, et Hispaanial on 2 linna Aafrika mandril ja need asuvad siis menukate puhkekohtade läheduses. Ja selle sama uudise algus veidi pikemalt ja siin ongi siis öeldud, et lähemalt, et kui paljud teavad, et Hispaanias asub brittidele kuuluv Gibraltar, siis ka Hispaanial endal on olemas 2 oma Gibraltarit, nimelt Maroko sees, kui nii võib öelda. Ja siis need ongi 2, nimetatakse enklaavi või kuidas seda nimetada. Ja see annab Hispaaniale õiguse sisuliselt osaleda ka Aafrika organisatsioonide tegevuses, kui ta tahaks, kas või kuuluda Aafrika jalgpalliliitu. Aga vaadakem neid Hispaania osi Aafrika mandril lähemalt. Üks on Ceuta. Nimetame teda ülekantud mõttes Hispaania esimeseks jalaks Aafrikas. Ja siin on öeldud, et see on Hispaaniale kuuluv linn Aafrikas, Gibraltari väina ääres Maroko rannikul. Ja linnast oli pärit Muhamed al-Idrisi. Paljud meie vaatajad kindlasti teavad, et just Muhamed al-Idrisi oli see, kes aastal 1154, kui ma õigesti mäletan, esimest korda mainis Tallinnat ehk siis Kolõvani või Kalevan linnat. Nii arvatakse. See ei tähenda, et Tallinna enne polnud olemas, lihtsalt teda mainiti tookord.
see oli aastal 1154 või 1054 igatahes. Teda Muhammedi al-Idriisit peetakse esimeseks, kes Stalin mainis. Ja siis Ceuta oli see tema sünnikoht. Ja nüüd Hispaania teine jalg Aafrikas on siis Melilla. Tema on siis Hispaaniale kuuluv linn Aafrikas Maroko rannikul. Palun väga. Mõlemad allikad on Wikipeediast ja saab igaüks järele vaadata, kes soovib. Üleval on ka link ilusti olemas. Ja tõepoolest oleks täiesti õige arvata Iisraeli jalgpalliliit Euroopa jalgpalliliidust välja, sest tal ei ole seal põhjust olla. Aga ütlen kohe, et see ei ole seotud mitte mingi kättemaksuga. Küllap paljud on näinud, et on ka sellised, kes kangesti närivad Iisraeli kallal, eriti pärast 2023. aasta oktoobrit. Nendele ei meeldi, et Iisrael ennast kaitseb õigust oma olemasolule ja siis on samuti käiku lastud igasugused võtted ja ka sportlaste survestamine. Mäletame ju, et nii-öelda kangelaslikud Palestiina vabadusvõitlejad 1972. aasta Müncheni suveolümpial võtsid pantvangi ja tapsid Iisraeli sportlasi. Kui neid nimetatakse vabadusvõitlejateks või kangelasteks, siis mina olen üheaegselt Rooma paavst ja Dalai Lama. Sest minu meelest nendel, kes ründavad kaitsetuid eraisikuid, ka sportlasi, ei ole mitte mingit põhjust ennast pidada sangariks. Iisraeli koondisel oleks Aasia jalgpalliliidus palju rohkem nagu lööki. Tal oleks suurem tõenäosus jõuda jalgpalli maailma meistrivõistluste finaalturniirile, sest siin sellel pildil on näha ainukene kord, kui Iisrael jõudis jalgpalli MM-ile finaalturniiril, see oli siis 1970. aastal Mehhikos. Aga sealt ta paraku edasi ei jõudnud. Nii et kui Iisrael, oletame, et arvataks välja mitte kättemaksust, vaid lihtsalt niisama eneseteostuse huvides Euroopa jalgpalliliidust ja ta läheks uuesti Aasia jalgpalliliitu, talle oleks seal palju suuremad arenguvõimalused. Ja ma soovitan ka meie jalgpallipolitrukkidel tehku selline ettepanek Aivar Pohlakule. Siis on nagu põhjust Aivar Pohlakut kritiseerida, kui ta seda ettepanekut ei edasta UEFA-l. Aga kui Aivar Pohlak läks praegu ütlema, et teate, et arvakem Venemaa üldse Euroopa jalgpalliliidust välja, siis see oleks tõesti väga veider, väga pentsik ettepanek. Aga Iisraelile soovin palju edu, sest ta on niisugune väike tubli südikas riik, südikas rahvas, andekas rahvas ja kindlasti nad saavutaks ka jalgpallis suurt edu, kui nad võistleks rohkem Aasias. Sest need, kes Iisraeli kritiseerivad tema vastased seal Aasias, ega nad spordis enamasti ei ole tegijad. Midagi ei ole teha. Ju siis Muhamedi usul on mingisugune mõju inimese loovusele ja et ta surub inimese loovust maha, samas kui teame, et juutide hulgas on loovisiksusi palju. Aga tulles uuesti kobraste juurde, siis tasub meenutada, et on olemas ka kopramärk ehk kopra tähemärk. On indiaani horoskoop ja seal on teistmoodi loomad kui meile tuttavates horoskoopides ja üks tähemärgi loom ongi kobras. Ja see vaadakeme siis mõningaid kobraste iseloomuomadusi. Teisest küljest aga on kopral salakaval külg. Oma ambitsioonide järele hüpates võib temast kergelt saada liiga autoritaarne tegelane. Kobras muutub liiga närviliseks, kui ta näeb, et olukord tal käest libiseb. See ilmus siis internetiväljaandes Kodused lood 26. aprillil 2017 ja pealkiri oli indiaanlaste horoskoop. Ja minu meelest on seal üsnagi palju ühist sellel kirjeldusel nende inimeste iseloomuga, kes Aivar Pohlaku kallal närisid selle pärast, et ta ei olnud nõus nõudma Venemaa väljaarvamist UEFA-st. Ja vaatame veel, milline on siis kopramärgis sündinu varjukülg. Loen ette. Tema peamine viga on see, et ta on jonnakas, ta kuulab aruarva teiste arvamust ja see maksab talle tihtilugu end kätte. Tsitaadi lõpp. Ja seegi ilmus internetiväljaandes Kodused lood, kuid juba 21. novembril 2015. Nii et mõtteainet jätkub.
Selline sai siis järeleaitamistund nii geograafias kui ka bioloogias, võib-olla ka jalgpallis ja võiks öelda kõlblusõpetuses. Kui kobras tõepoolest ei suuda olla ilma närimata, siis äkki inimesed siiski suudaks võtta ennast kokku, mitte närida nende kallal, kelle kallal pole vaja närida. Seda enam, et sellest nagunii ei ole midagi abi. Eesti kõige innukamgi jalgpallipolitrukk ei suuda kõige ägedama närimisegi abil Venemaad visata välja või arvata välja Euroopa Jalgpalliliidust. Tal lihtsalt puudub selleks jõud. Parem oleks suunata oma jõud, oma loovus ikkagi asjalike ettevõtmiste peale. Sest muidu jääme samamoodi naeruväärseks nagu praegune, ütleme, Euroopa välispoliitika kõrge esindaja. Nii et kui inimesed välismaal reisivad, nad võib-olla ei julgegi enam tunnistada, et nad on samast rahvusest nagu Kaja Kallas või samast riigist, kust on tema pärit. Nii et mõelgem ka selle peale, et ka lollusel peaks olema kuskil piir. Ja jalgpallipolitrukid nad võiks tegeleda millegi kasulikuga. Tänane järeleaitamistund ta ei saanud küll päris 40 minutit, nagu ütleme koolitund, aga loodetavasti paljudele on ta siiski õpetlik. Ja oleks ju kurb, kui jääkski igaveseks kestma selline ütlus, et kui vanajumal jalgpalluritele ja jalgpallitegelastele mõistust jagas või inimestele jagas, siis jalgpallitegelased, jalgpallurid jäid ilma, sest nad olid parasti trennis või parasti närisid kellegi kallal, nõudsid tema väljaarvamist sealt jalgpalliliidust. Selline võib-olla veidi tõsisevõitu lõpuga saigi siis Uudistekeskuse saatesarja Heade mõtete kast 11. saade. Kui on mõtteid, ettepanekuid, kirjutage elektronposti aadressil info@uudistekeskus.ee ja soovitage meid muidugi ka teistele, nendele, kes äkki on närimiskalduvusest vabad. Aitäh kuulamast, aitäh vaatamast, kohtumiseni, kuulmiseni järgmisel korral.